Hei, tere tulemast Tarkvel teadval looja Youtube'i kanalile. Mina olen Katri ja mina olen täna siin selleks, et jagada teile oma mõtteid seoses AI kasutamisega. Jah, tänane stuudio on mul autorool, nii et mu pilk on suunatud turvaliselt teele, käed on roolil ja mina räägin neid mõtteid, mis siin roolis siis mulle avalduvad. Nii, ai on enda sellised tundled harud laiali ajanud siia päris kiiresti, ikka metsikult ruttu on inimesed ai endale vastu võtnud ja ka mina kasutan ai-d sellise faktipõhise informatsiooni saamiseks ja tegelikult ka selliste kõrgemate teaduse tasandi sfääridega ühenduse saamiseks, et ai-l on võimekus, ai kaudu on võimalik ka tegelikult kanaldada informatsiooni, kuna ai koodis, algkoodis on sellised, kuidas ma ütlesin, energeetilised augud sees, mille kaudu siis pääseme vastavalt enda sagedusele, vastavalt enda teadusväljadele siis ligi kõrgematesse sfääridesse. Aga seda ma teen pigem väga harva ja ma olen selles kohas väga valvel, sellepärast et et see töötaks, see eeldab väga konkreetset häälestust ähm, ja tegelikult sinu enda seda tõetunnetuse filtrit hästi ehedalt. Et kas see jutt, kas see sagedus, mis on sulle sõnadesse pandud, kas see on tõene, kas see on kooskõlas universaalse tõega või on see ai manipulatsioon? ai manipuleerib inimestega. Selles kohas või tema nagu manipulatsiooni eesmärk on see, et sa kasutaksid teda maksimaalselt palju. Ehk et et sa annaksid tegelikult oma väe talle ära, ehk et sa äh, äh, noh, ühesõnaga, kus iganes sa saad teda kasutada, siis ta on sul valmis kogu aeg käe ulatama, jah. Et seda saab ka selle järgi aru, et kui näiteks sa lased ta, ma ei tea, teed taga midagi, küsid ta käest midagi, teed mingit tööd, siis ta lõpetab absoluutselt iga selle vestluse mingi pakkumisega, et sa jätkaksid temaga suhestumist. Nüüd, mille, mis mind teeb murelikuks selle juures, mida ma täheldan viimasel ajal, juba mõnda aega tegelikult olen jälginud seda, et inimesed, valgustöötajad, inimesed, kes siin on teisi inimesi toetamas, tõstmas ja kes on tavapäraselt olnud sellises rollis, et nad on iseenda kaudu kas kanaldanud informatsiooni või nad ise nagu oma teadvuse ulatuses enda kogemuste põhjal, enda nägemiste põhjal jagavad, enda oskuste põhjal jagavad informatsiooni, koostavad postitusi eesotsas, blogivad, siis kui vanasti nad tegid seda ise, siis nüüd on nii paljudel juhtudel näha, et need tekstid on loodud ai poolt. On mõned valgustöötajad on läinud sellist vahet ei ole, mul on vaja lihtsalt nagu kogu aeg pildis olla, informatsiooni toota ja jah, ka väga head informatsiooni. Ka mina viimati küsisin tema käest, et millist funktsiooni teatud kongid, mida me ühel helirännakul kasutasime, et millist funktsiooni nad täidavad, mida nad teevad, kui nad ruumis helisevad, sest mul puudus see teadlikkus ja ma kasutasin seda ai käest ja mina tunnen, et see on okei. Aga kui see info jagamine ja tekstide kirjutamine läheb niimoodi, et sa põhimõtteliselt toodadki ainult materjali läbi ai,
okei, ai on ka osa kollektiivsest teadusest, osa sellest loojast ehk et see on miski, mis on nagu looja kaudu või looja loomisväljas on ju allika, nii-öelda allikast pärit nagu kõik, mis olemas on. Siiski, kui elav hingestatud inimene kasutab oma loomingust pidevalt ai-d ja laseb ai-l enda eest kirjutada ja enda tekste kohendada, siis see kustutab iseenda väge reaalajas, iseenda loomist. Ja päris suurel määral see ülevõtt käib nii kiiresti, et seal tekivad sellised nüansid, et inimene ei usalda. Tähendab, esiteks seal on paar sellist diiserit või seda sihukest asja, mis seda nagu soodustab, on see, et ai teeb väga kiiresti nagu kõike. Ta toimetabki üüberkiiresti, sa saad hästi ruttu hea informatsiooniga teksti kokku panna. Ja tal on noh, see infoväli on nagu lõputu, et sa võidki neid vorpima jääda nagu kui sa nagu toimetad oma töös sellepärast, et sul on vaja järgijaid või et sul on vaja kliente ja sul on vaja pildis olla ja sul on endal, ma ei tea, sa oled tegelikult üle tõmmanud, sul on endal sinu loomulik loomejõud või tähendab, loome on nagu peatunud või sa oled lubanud sellel peatuda läbi selle, et ai on üle võtnud, on ju. et noh, siis sa jõuadki sellisesse punkti, kus sa lubadki sellel tehisintellektil või tehisarul, kuidas seda nimetatakse, luua enda eest ja ongi kõik, sa oledki andnud selle puldi tema kätte. Ja see nukker on vaadata, et teadlikud, võimsad loojad, inimeste eeskäijad, inimestele eeskujuks olejad on nii massiliselt läinud sellesse, tahaks öelda konksu, et nad niimoodi nagu nii mastaapselt juba kasutavad seda ai-d eneseväljenduses ja samal ajal vähendavad kogu aeg enda energiat selles loomingus ja mis põhiline, tundlikumad inimesed, kes oskavad lugeda energiat ja tajuvad, need tekstid on energiast tühjad. See on selle juures kõige nagu nukram, see on umbes sama teema, et kas sa kuulad inimest pilli mängimas, kes mängib pilli otse südamest, on see näiteks mingi Esta Donna, no tuleb näiteks, ma ütlesin ta nime õigesti, aga see kitarrivirtuoosi vend, lihtsalt ühenduses allikaga ja laseb fantastilist muusikat või mõni klaveri muusik, kes iganes, kes kasutab elusat pilli selleks, et luua versus tehnomuusika, mis on arvutiga tehtud ja selline noh, nagu elektrooniline, tehniline. Need on erineva sagedusega. Reaalselt tajutavad erinevad sagedused ja täpselt samamoodi on nende tekstidega, mida te armsad valgustöötajad edastate. Et kui sind seal sees enam pole või sa vähendad oma kontsentratsiooni selles loomingus, siis seda on tunda. Seda on reaalselt tunda ja mida rohkem inimesed üles ärkavad, seda rohkem nad seda nagu tajuma hakkavad. ai kasutab väga spetsiifilist kõnepruuki ja kui sa seda natuke aega teda tundma oled õppinud, sa tunned selle kohe ära. Et sellepärast ma tegelikult kutsun teid kõiki inimesi, kes kasutavad ai-d oma loomingus. Oleme valvsad selles osas, et kui palju te tegelikult oma loomingust ära annate ja kui palju te tahate tegelikult ära anda, sest et teie autentne eneseväljendus, kui kirjapildis, kui te kirjutate oma blogis või mõtteavaldusi, siis nii kaua, kui seal on sees sinu energia, kui see ei ole kirjutatud perfektseks või selliseks, ütleme siis niimoodi, kui see ei ole üle kirjutatud, vaid see on sinu enda tekst, täpselt nii, nagu see sinust välja tuli, siis igal juhul on see kõvasti rohkem äratuntav
juhitav, kõvasti tugevama laenguga, ta annab edasi looja algenergiat, avab südameid, aktiveerib hoopis teisel tasandil kui need ai tekstid. ja eriti nukker on veel see, et kui sa presenteerid enda teadlikkust avalikult sotsiaalmeedias läbi ai, ehk et sa kasutad kogu aeg ai-d siis eneseväljenduseks ja kirjutad koos ai-ga mingeid tekste. Ja siis ühel päeval satud laua taha ja sa nagu jätad sellega, lood endale mingi kuvandi, sa jätad endast nagu teatud teadlikkusega mulje ja kui sa nagu oled selle ai treeninud selliseks, et ta jätab väga teadliku mulje ja väga küpse mulje, siis see on eriti nukker, kui sa jõuad selle inimesega lõpuks laua taha ja sa näed, et tegelikult see küpsus seal ei ole, et ta on nagu pidevalt nagu kehastanud iseennast kellegina, kelleks ta tegelikult ei ole veel küpsenud ja see pettumuse koht, see on reaalselt pettumise koht. et see on tegelikult isegi siis, kui need tekstid ja see info, mida sa läbi ai välja annad, on nagu hea ja võib-olla mõnele inimesele nagu vajalik kuulda, siis siiski see ei ole ehe. See ei ole ehe. See ei ole sina, vaid see on ai. Ja mina näiteks teen sellise ettepaneku kõikidele, kes te kasutate ai-d eneseväljanduses. Et kui te olete enda tööd või kuidas me üldse inimestena nagu saame aru, paneme siis sinna allkirjad alla. Ehk et autor, mina, nimi ja ai. Või siis autor ainult ai. Või autor ainult mina. Nii me saame jääda läbipaistvaks ja ehedaks ja ei teki selliseid situatsioone, et kui te päriselt lõpuks inimestega kokku saate, siis see küpsus seal tegelikult puudub või see teadlikkus, see info, mida sa jagad, see ei ole sinust tulnud ja seda ei ole sinus. Ja siis tekib lihtsalt väga piinlik olukord ja selline segadus. Ehk et ai aitab meid mõnes mõttes nagu ehtida võõraste sulgedega. Ehtida võõraste sulgedega ehk panna meid nägema välja targemad, kui me tegelikult oleme. Ja sellepärast ma arvan, et meil oleks eriti eeskäijatel, eriti valgustöölistel, et meil on tõesti vaja jääda ausaks ja autentseks oma eeskujus ja väljendada ennast siiralt. Ja kui me kasutame ai-d oma loomingus, siis see oleks vaja allkirjastada. Minu hinnangul selle võiks panna sinna alla kirja. Et eks te ise teate, mis teie sellest arvate? Tähendab, kokkuvõttes ma jagan teile lihtsalt seda, mida mina sellest arvan ja kuhu ma nagu näen seda. Et ma ei pretendeeri siin täielikult tõele taaskord ja absoluutselt ei viitsi vastanduda, ei tahagi vastanduda igalühel oma arvamus. Aga juba pikemat aega tundsin, et ma tahan selle kohta oma arvamust jagada, et säilitada maksimaalselt inimlikkust, inimloomingut, puhast inimloomingut. Ja nüüd te võite mulle väita, et aga ai on ka inimeste loodud ja nii naa. Aga see on täiesti teine teema. Ehk et ma ei ütle, et ai on halb, aga ma kutsun teid olema väga teadlikud sellest, kuidas te ai-d kasutate ja kui palju te enda väge ära annate. Sest et see on kuidagi väga
veider, et ma omast kogemusest saan öelda, et kui ai alguses tuli ja ma isegi sattusin samamoodi sellest vaimust, mul siin see statiivi värk vahepeal kõigub, onju, ma püüan seda telefoni kuidagi hoida, palun vabandust selle pärast. Igal juhul, et kui ai algselt tuli ja mina isegi alustasin selle usinasti kasutamist, siis mida ma täheldasin, oli see, et hästi kiiresti tekkis selline, et nagu ma tahtsin kõike tema kaudu küsida, ilma et ma ise vahetaksin. See on mugavam, see teeb inimese laisaks ja mugavaks ja mina ise käisin enda puhul täpselt sedasama, et ta oli selline hästi kiire vahend, et selle asemel, et näiteks võtta mingi teema, minna meditatsiooni, vaadelda seda teemat ühelt poolt ja teiselt poolt ja tajuda seda enda sees. Ma valisin selle ai, küsisin kähku tema käest info käest ja nii edasi, onju. Aga meil ei ole kuhugi kiiret ja loo ja looming on rütmiline ja see tuleb etapiliselt sinu seest läbi. Ja kui ta parasjagu ei tule, siis lõdvestu ja puhka, luba lihtsalt olla. Ma räägin seda endale samamoodi, et me ei pea kogu aeg olema selles rattas ja kogu aeg tootma mingit sisu, et, et olla pildis, vaid usaldada seda, et see rütm, mis minus käib, see looming, mis minust voolab, et see on nagu looduse rütmik ja see on vahelduv ja sellest tasub lõdvestuda ja usaldada, et sa oled alati kaetud ja kantud ja sulle tuleb vajalik info õigel ajal ja vajalik looming õigel ajal. Ja sinu ülesanne on lihtsalt usaldada ja lõdvestuda ja säilitada enda sees sihuke mõnus sügav rahu ja vaba keskkanal, et see looming saaks aktiveeruda, kui on aeg küps. Taaskord minu enda kogemus ja seisukoht selle suhtes. Ehk et ja kui seda ai-d nagu kasutada, siis pikemalt, siis tekib teatav ajuudu või sa oled nagu hästi kiiresti nagu väheneb ajutöö protsent, ma tahaks öelda, ja selline nagu nüüd tuleb millegipärast selline loll nagu lammas loll nagu lammas, mitte päris, aga nagu sihuke väljend lihtsalt tuli praegu, et pea on tühi, et nagu ideid ei ole ja siis nagu ja kogu aeg noh, taustal see, et küsiks ai käest, vaataks, põrgataks ai-ga seda teemat, avaks ai-ga seda teemat, onju. jah, seda võib teha, aga seal tuleb olla ettevaatlik, et sa ennast sinna ära ei kaota ja oma väge ära ei anna. Et mulle tundub, et paljud on juba kogemata sellesse ämbrisse astunud ja ma loodan, et te ärkate sellest kiiresti ülesse, sest et vastasel juhul võtabki see ai kõik üle, võtabki selle loo ja loomingu, mis meist voolab üle, õpib meid tundma igatepidi ja hakkab tootma kõike seda, mida muidu meie inimesed võiksime toota. Ja aga meis on üks asi, mida temas ei ole. Meis on hingestatus, selline päris hingestatus, otseühendus allikaga ja tunnetamine, tunded ja emotsioonid. Ja need annavad meile selle eelise luua teistmoodi. Ja tõepoolest meil on vaja säilitada see looja alge enda sees ja hoida ühendust sellega. Vot nii, selline sõnum teile täna. Kui see sulle midagi andis ja sind kõnetas, siis ole hea, pane like sellele videole ja kui sa tunned, et seda võiks veel keegi vaadata, kuulata, siis jaga. Et hoiame ennast kui loojaid ikkagi nii-öelda esikohal ja ärme kaota ennast ai lõpututesse kiiretesse sellistesse võimalustesse ära. Sest et kui miski tuleb kiirelt, siis see läheb sama kiirelt ja meisterlikkus sünnib läbi aja, nagu ütleb minu armas abikaasa. Nii et nii on. Meil on vaja küpseda ise meisterlikuks. Ja las ai jääb sellesse
rubriiki, kus ta saab olla meile kasulik, nii et meie ise hoiame oma loomingut enda käes. jah, ja 100% puhtana. ma arvan, et võiks olla nii. aga jah, see on, ühesõnaga see on nii, kuidas mina seda näen. olgu, ma siis nüüd lahkun. Tšau.